Käve-Üle Küngast võistlus on Võrumaa patrullvõistlusena on ikka väga pikka aega olnud. Aegade algusest, aga siis ta on vahepeal nagu ära väsinud, siis ta on uuesti ellu äratatud, siis ta on ära väsinud ja nüüd oli siis, praegu on ta nagu uue süsteemiga 3. aastat ja see tundub, et võistlejatele meeldib, vähemalt need, kelleni on see info jõudnud, need on kõik rõõmsalt tagasi tulnud uuesti ja uuesti. Ei ole ta enam võistlus, kus käiakse punktist punkti, et võtsime selleks põhjaks Rogain orienteerumise, et on umbes 10 × 10 kilomeetrit ala, see on punkte täis, mida tülikam sinna punkti minna, seda rohkem sa selle pealt teenid ja siis on punkte kahte moodi, ühed on siis nagu orienteerumise punktid, kus lihtsalt piiksutad oma kohaloleku ära ja on siis mehitatud punktid, kus siis on militaarteemalised ülesanded. Näiteks on üks punkt on see, kus on mingi õnnetus juhtunud ja on auto, igasugused esemed laiali ja need võistkond tuuakse sinna juurde, antakse neile 15 sekundit vaadata, mis seal on, mis seal autos sees on, väljas ümber ringi ja siis nad peavad mälu järgi kirja panema, mida nad nägid. Näiteks niisugune. Üks punkt on näiteks auto ja isikute kontroll koos läbivaatusega väljas. No umbes seda laadi on. Lisaks sellele on siis kõige magusam asi on luureala. Et metsas on 2 punkti, mille järgi saavad siis võistlejad koordinaadid, kus asub üldse luureala. Ja kui see teadmine on neil olemas, siis nad peavad kindlaks tegema, kes, mis ja kui palju ja kus need tegelikult see vaenulik üksus seal luurealal on. Et mida rohkem infot nad saavad, seda rohkem nad punkte saavad. Pooled võistkonnad on Eestist, pooled on mujalt. Et 2 Läti võistkonda ja kuna Võru juures külje all on Ameerika liitlased, siis ka nemad on 3 võistkonda välja pannud. 10 võistkonda. Nii et me oleme rahul. Et kuskil on ka ülemine piir ja 10 võistluskonnaga tasub see üritus ära korraldada. 4-liikmed võistkonnad ja võistkond peab liikuma kogu aeg koos ja veel on võistkond, kui on 3 liiget. Kuna võistlus on ilma relvadeta, siis ei ole ka vastutegevus nii karm kui ütleme pitkavõistlusel, et tegevuses on siis põhiline, et kiusata neid võistlejaid, et nad teid mööda ei kõnniks, et suruda nad metsa ära. Nii et ajalist mõõtu ei ole küll, aga ilmselt on see, et kui palju punkte jõuavad läbida. Tõenäoliselt kõiki punkte ei jõuta läbida ja nüüd hakkabki see punktidest saadud siis need preemiapunktid hakkavad mängima, kes on siis parem. Et ega see aasta ju viimane kord ei ole, et ehk hakkab kellelegi meeldima ja sättige oma ajad juba aegsasti valmis, et järgmine aasta toimub jälle. Kuna ta on Võru maleva üritus, siis on ta Võrumaal ja 2 korda ühel alal ei saa nüüd täpselt teha, sest siis loodus on liiga tuttavaks läheb, eks. Et me nihutame seda uude kohta.